Suits tõuseb suurtest kraatritest, kus olid maa-alused sõjaväebaasid. Õhukaitse ja radarite süsteemidest on järel vaid väänatud metall. Huund on sellel maal muutunud rusudeks. Nii võib Iraan välja näha, kui USA kasutab kogu sõjalist jõudu riigi vastu. Milliseid relvi Iraan enim kardab? Videos vaatleme 5 USA relva, mis Iraani kõige rohkem hirmutavad ja miks. Tõsi, Iraan ei ole kaugeltki nii võimas kui USA peamised rivaalid Hiina ja Venemaa, kuid ta pole ka sugugi kõige nõrgem vastane, kellega USA võiks silmitsi seista. Iraan on 2025. aasta Global Firepower Review edetabelis 145 riigi seas 16. kohal. Tema sõjaline jõud on võrreldav Ukraina, Austraalia ja Iisraeliga. Üle 28 miljoni elanikuga Iraanil on piirkonnas suurim sõjaline jõud, umbes 1,18 miljoni sõjaväelasega. Global Firepower teetel on neist umbes 610 000 tegevteenistuses sõdurit. See hõlmab umbes 420 000 Arteshi sõdurit, 190 000 IRGC eliitüksuse liiget ja ligi 500 000 IRGC reservisti. Samal ajal lisab riigi rahvuspolitsei ja piirivalve, varem Naja, nüüd Faraja, veel 200 000 kuni 300 000 töötajat, kuigi neid arvestatakse sageli eraldi, kuna nende põhiülesanne on siseturvalisus. Pikad sanktsioonid ja majanduslikud raskused on jätnud Iraani sõjaväe võrreldes USA-ga halvasti varustatuks, mistõttu maismaasõjas ei pruugi need arvud palju tähendada. Kuid lahinguväljal kipub ka arvulisel ülekaalul olema omaette kvaliteet. Veelgi olulisem on see, et Iraani maismaajõud ei ole selle sõjalise jõu tuum, mida USA peab ületama. Ründajate peamiseks probleemiks ei ole mitte sõjalised tegurid, vaid riigi tohutu ulatus ja geograafia, mis tõkestavad ja samas võimaldavad rünnakuid. Iraanil on kaitse seisukohalt märkimisväärne strateegiline sügavus tänu oma umbes 636 000 ruutmiili suurusele pindalale, mis on veidi väiksem kui Alaska, mille suurus on 663 000 ruutmiili. Enamik tema piire on kaitstud suurte mäeahelike, eriti Zagrose mäestikuga läänes. Enamik Iraani tähtsamaid linnu, nagu Teheran, Isfahan ja Tabriz, asuvad mägede vahel või on nende poolt kaitstud. See mägine maastik võimaldab rajada suuri kaitsevõrgustikke, näiteks tunneleid, maa-aluseid baase, relvaladusid ja raketišahtisid. Need rajatised kompenseerivad osaliselt Iraani nõrka õhukaitset, õhuväge ja relvajõude. Otsevastasseis USA ja Iraani õhu- või merevägede vahel oleks nagu meeste ja poiste vaheline võitlus, mille põhjustest räägime hiljem. USA ründelennukite, pommitajate ja rakettide alla tulistamisel on Iraan selges ebasoodsas olukorras. Tal on kaasaegsed Vene süsteemid S-400, S-300 ja Tor M1 ning kodumaised radarid Falak, Sefer ja Gadir. Rajatissi on vähe, mistõttu riigi suurus ja piiride rohkus on iraanlastele ebasoodsad. Iraanil arvatakse olevat tuhandeid rakette ja droone, kuid väited, et neid on üle 100 000, on ilmselt liialdatud. USA ametnikud hindasid 2024. aasta lõpus, et Iraanil oli ainuüksi üle 3000 ballistilise raketi ning kogu laskemoonade arv, kui arvestada ka droone ja lühimaasüsteeme, oli tõenäoliselt palju suurem, kuid siiski tunduvalt alla 6-kohalise numbri. Need 120 kuni 1250 miilise tegevusraadiusega relvad oleksid USA-le tõsiseks pinnuks silmas, kui USA peaks kunagi alustama täiemahulist rünnakut Islamivabariigi vastu. Iraan on väitnud, et piirab rakettide tegevusraadiust umbes 1250 miilini, kuid arvatakse, et süsteemid nagu Karam Shah võivad ulatuda isegi kuni 1864 miilini. Nüüd teame, millega USA silmitsi seisab. Vaatame, kuidas neid kaitsesüsteeme ületatakse ja millised relvad tekitavad mullahidele unetuid öid. USA rünnaku peamised sihtmärgid on suured maa-alused sõjaväerajatised, laskemoonalaod ja raketišahtid üle riigi. Iraani peamine vastupanurünnakule põhineks neil rajatistel. Siin mängib rolli USA punkripomm. GBU-57AB MOP ehk Massive Ordnance Penetrator on 30 000 naelane täppisjuhitav punkripomm, mida kasutab USA õhuvägi. GBU-57 ehk Guided Bomb Unit 57 on palju suurem kui varasemad 5000 naelased GBU-28 ja GBU-37 punkripommid. Seda saavad kanda vaid suured pommitajad, nagu B-2 Spirit. Sellest räägime videos hiljem.
GBU-57 on 20,5 jalga pikk, 31,5 tolli läbimõõduga ja kaalub 27 125 naela. See loodi ja testiti 2004 aastal. USA õhujõudude ja kaitseõhu vähendamise agentuuri koostöös ning hiljem täiustati selle läbistus- ja plahvatusvõimet. Edukaid katsetusviskeid viidi läbi aastatel 2014, 2015, 2016 ja 2017. MOP suudab enne plahvatamist tungida ligi 60 meetri sügavusele, võimaldades sihtida kindlustatud maa-aluseid rajatisi. MOPI peetakse maailma võimsaimaks ja sügavaimaks mitte-tuuma punkripommiks. Relv on juhitav ja suudab tabada sihtmärgi kohal olevat pinda väga suure täpsusega. See koosneb BLU-127 lõhkepeast, KMU-612 sabast, PRU-72 pommihoidikutest, MOPI laadimisadapteritest, MXU-1012B eraldusmutritest, maapealsest tugivarustusest, simulaatoritest ja väljaõppevahenditest. Ainult üks neist pommidest peaks olema piisav, et tungida läbi enamiku maa-aluste rajatiste ja iga B2 suudab korraga kanda 2 kummaski pommišahtis ühte. Kuid eriti sügavate ja hästi kindlustatud sihtmärkide puhul võimaldab GBU-57 täppisjuhitavus visata mitu pommi samale sihtmärgile. Mitme pommi järjestikune viskamine samale sihtmärgile võimaldab tungida sadade jalgade sügavusele ja hävitada ka kõige vastupidavamad kindlustused. Kuid B2 Spirit pole Iraani juhtkonna jaoks õudusunenägu, mitte ainult sellepärast, et ta suudab kanda ja välja lasta seda võimsat punkripommi. Northrop B2 Spirit ehk vargpommitaja on Ameerika raske strateegiline pommitaja, mille vargtehnoloogia võimaldab läbida tihedaid õhutõrjesüsteeme. Kahemeheline allhelikiiruslik LENTIB, mille projekteeris Northrop, hiljem Northrop Grumman, ning mille peamised alltöövõtjad olid Boeing, Hughes ja Vought. Aastatel 1987–2000 toodeti 21 B2 lennukit, mille keskmine maksumus oli $2,13 miljardit, mis tänapäeval oleks üle $4 miljardi igaühe kohta. B2 on ainus kasutuses olev lennuk, mis kannab vargkonfiguratsioonis suuri õhk-maapinda kaugrelvi nagu AGM-158 JSSM tiibrakett. Alternatiivina GBU-57-le suudab see heita tavalisi ja termotuumarelvi, sealhulgas kuni 8500 naelast Mark 82 JDAM GPS juhitavat pommi või 16 2400 naelast B-83 tuumapommi. Tema arsenaalis on ka Mark 82 ja Mark 84 pommid, CPU-87 kombineeritud toimega laskemoon, Cator-miinid ja CPU-97 sensoritega relv. Lisaks vargtehnoloogiale raskendab selle äärmuslik tegutsemiskõrgus jälgimist, sihtimist ja allatulistamist. Madal märgatavus ja äärmuslikud kõrgused suurendavad sensorite ulatust ja vaatevälja. B2L on keerukas GPS-toega sihtimissüsteem CATS, mis kasutab APQ-181 sünteetilise avaga radarit sihtmärkide kaardistamiseks. B2 suudab rünnata kuni 50 000 jala kõrgusel, lennata tankimata üle 6000 meremiili ning ühe tankimisega üle 10 000 meremiili. Maksimaalne kiirus on 630 miili tunnis ja kruiisikiirus 560 miili tunnis. 40 000 jala kõrgusel Mach 0,95 merepinnal. B2, mis loodi tuumapommitajaks, kasutati esmakordselt tavapommide heitmiseks Kosovo sõjas 1999. Seda kasutati Iraagis, Afganistanis, Liibüas ja Jeemenis. Mida see Iraani jaoks tähendab? See tähendab, et nad seisavad silmitsi hirmuäratava kiskega, kes suudab tavaliste või tuumarelvadega külvata massilist surma ja hävingut enne, kui nad tema kohalolu üldse märkavad. B2 Spirit ei ole ainus lennuk, mis jätab iraanlastele mulje, nagu oleks taevas nende peale kukkunud. Nad peavad kuidagi hakkama saama ka F-35-ga. Lockheed Martini F-35 Lightning II on Ameerika üheistmeline, ühe mootoriga, ülehelikiirusega varghävitaja, mõeldud nii õhuülekaalu saavutamiseks kui ka ründemissioonideks. Sellel on ka elektroonilise sojapidamise ning luure, seire ja jälgimise ehk ISR võimekus. Lennukil on 3 põhivarianti. Tavapärase õhkutõusu ja maandumisega ehk CTOL F-35A, lühikese õhkutõusu ja vertikaalse maandumisega ehk STOVL F-35B ning lennukikandja variant ehk CV. Katapuldiga õhkutõus ja pidurdatud maandumine F-35C lennukikandja variant võib osutuda eriti oluliseks.
F-35 lendas esimest korda 2006. aastal. F-35B jõudis USA merejalaväkke aastal 2015, F-35A õhujõududesse aastal 2016 ja F-35C mereväkke aastal 2019. Lennukid kasutati esmakordselt lahingus 2018. aastal Iisraeli õhujõudude poolt, üks mitmest USA liitlasest, kes üha enam kasutab seda hävitajat. USA ostab aastaks 2044 2456 F-35 lennukit, mis saavad õhujõudude, mereväe ja merejalaväe taktikalise lennuväe põhijõuks. See lennuk peaks jääma NATO ja USA liitlaste õhuväe põhijõuks kuni 2070 aastani. Miks on F-35 praegu ja lähitulevikus USA ja liitlaste õhuväes nii tähtis? Miks tekitab see Iraani sõjaväe juhtkonnas nii suurt stressi? Põhjuseks on tulejõu, vargtehnoloogia ja manööverdusvõime koosmõju. USA teine 5. põlvkonna hävitaja ja esimene operatiivne ülehelikiirusega Stovell varghävitaja. F-35 paistab silma madala märgatavuse, arenenud avionika ja ühendatud sensoritega, pakkudes head olukorrateadlikkust ja pika ulatusega tulejõudu. Tänu täiustatud anduritele ja missioonisüsteemidele peab USA õhujõud seda lennukit peamiseks ründehävitajaks vaenlase õhutõrje mahasurumise ehk SEAD-i ja õhuväe keelustamisoperatsioonidel. Iraani raketi ja drooni heidutus peab suutma järgmise taseme lennukeid alistada, et olla tõhus USA rünnakute tõrjumisel või vasturünnakute korraldamisel. Need võivad olla suunatud USA baaside, lennukite, sõjalaevade või nafta- ja energiarajatiste vastu USA liitlasriikides, nagu Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia. Iraanlaste probleem on F-35 avastamine ja jälgimine, kuna see on vargtehnoloogia eesmärgil ehitatud tiiva-saba konfiguratsiooni ja kahekaldus vertikaalse stabilisaatoriga. Lennujuhtimispinnad, esiservaklapid, flapperonid, tüürid ja liikuvad horisontaalsed sabad, stabilisaatorid. Selle esiserva pikendused ehk servad ulatuvad samuti edasi õhuvõtuavade suunas. Fikseeritud ümbersuunamiseta ülehelikiirusega õhuvõtuavad ehk DSI kasutavad kumerat surumispinda ja ettepoole kalduvat katet, et juhtida kere eesosa piirkiht eemale õhuvõtuavadest, mis moodustavad mootorile Y-kujulise kanali. Need vargomadused muudavad F-35 Iraani radarite ja õhutõrje jaoks tõeliseks õudusunenäoks, kuna neid on väga raske avastada. F-35 on palju raskem kui tema eelkäijad. Kergema variandi tühimass on 29 300 naela. Kaal tuleneb peamiselt relvaruumidest ja pardal olevast elektroonikast. Lisakaal ei pruugi olla puudus, eriti kui tuleb alla tulistada rakette, droone või pidada õhulahingut Iraani vananenud ja tunduvalt nõrgemate õhujõududega. Kõigil variantidel on maksimaalne kiirus Mach 1,6 täissisemise koormaga. F-35 ei ole superkruiisiv, kuid suudab järelpõletiga lennata Mach 1,2 kiirusel 150 miili, mis on lahinguväljal kasulik. Suured stabilisaatorid, esiserva pikendused, klapid ja kalduspöördetüürid tagavad suurepärased omadused suure kohtumisnurga all lennates, kusjuures stabiilne kohtumisnurk on 50 kraadi. Vähendatud stabiilsus ja kolmekordne elektrooniline juhtimissüsteem tagavad hea juhitavuse ja väldivad juhitamatusse sattumist. Avionika ja sensorite integreerimine parandab piloodi olukorra teadlikkust, juhtimist ja võrgupõhist sõjapidamist. PMI-SID Andurid on Northrop Grumman AN/APG-81 aktiivne elektrooniliselt skaneeritav ehk AESA radar. BAE Systems AN/ASQ-239 Barracuda elektroonilise sõjapidamise süsteem. Northrop Grumman Raytheon AN/AAQ-37 hajutatud apertuurisüsteem. Lockheed Martin AN/AAQ-40 sihtimissüsteem ja Northrop Grumman AN/ASQ-242 side, navigatsiooni ja identifitseerimissüsteem. F-35 andurite süsteem annab pilootidele eelise, sest need töötavad koos ja pakuvad ühtset ülevaadet lahinguväljast koos teiste õhu-, maa- ja meresüsteemidega. Muidugi kogu see kiirus, jõud, vargsi liikumine ja manööverdusvõime ei tähenda suurt midagi, kui pole tulejõudu, mis paneks need eelised maksma. Varjatuse suurendamiseks on F-35-l 2 sisemist relvaruumi, kummaski 2 relvapositsiooni. Kahel välimisel relvapositsioonil on kuni 2500 naela laskemoona F-35B ja 1500 naela ja kahel sisemisel relvapositsioonil õhk-õhk-raketid. Välimiste riputuspunktide õhkmaa relvastus hõlmab JDAM ja Paveway seeria pomme, AGM-154 Joint Standoff Weaponit, kobarlaskemoona ning väiksemaid relvi nagu GBU-39 väikese läbimõõduga pommid, GBU-53B, Stormbreaker ja Spear 3.
Sisemine relmapositsioon suudab kanda AIM-120 Amrami ja tulevikus ka AIM-260 Yatami. Kui vaja, sai F-35A 2023. aasta oktoobris loa kanda B-61 Mod 12 tuumapommi. Lennuk saab kasutada 6 välist relmapositsiooni ülesanneteks, mis ei nõua vargtehnoloogiat, näiteks AGM-158J ASSM või AGM-158C LRASM tiibrakettide jaoks. 8 AIM-120 ja 2 AIM-9 õhk-õhk-raketti saab kanda sisemistel ja välistel relmapositsioonidel. Võimalik on paigutada 6 2000 naelast pommi, 2 AIM-120 ja 2 AIM-9 raketti. F-35L on maasihtmärkide vastu 25 mm GAU-22A pöördkahur ja 4-raualine GAU-12U equalizeri variant, mis asub F-35A vasaku tiiva juures. Pardal on 182 padrunit. F-35B ja F-35C'l puudub sisemine kahur. Selle asemel kasutavad nad Terma AS-MMP kondlit GAU-22A kahuriga ja 220 padruniga. See on lennuki keskjoonel ja kujundatud radari ristlõike vähendamiseks. Üks F-35 eskadrill suudaks Iraani õhutõrje maha suruda ja õhurünnakut tõrjuda, samal ajal kui B-2D ja GBU-57 hävitavad nende sõjalist infrastruktuuri ja maavägesid. F-35D vajavad stardikohta. Siin tulebki mängu 4. USA relv. Aususe huvides oleks täpsem öelda, et see on ujuv, kõrgtehnoloogiline sõjaline saar, mitte relv. Me räägime lennukikandjatest, mis on USA ekspeditsioonivõime tipp ja kus USA'l on rivaalide ees suur ülekaal. Eelkõige räägime me Gerald R. Fordi klassi lennukikandjast. Gerald R. Fordi klassi tuumajõul töötavad lennukikandjad ehitatakse praegu mereväe jaoks, kes kavatseb lõpuks soetada 10 sellist laeva, et asendada olemasolevad lennukikandjad 1-1 vastu. Üleminek algas selle klassi esimese laeva, Gerald R. Fordiga, CVN-78, mis hangiti 2008 ja võeti teenistusse 2017 juulis. John F. Kennedy, CVN-79. Selle klassi teine laev plaanitakse kasutusele võtta 2025. Uutel laevadel on sarnane kere Nimitzi klassiga. Siiski on neil pardal kõrgtehnoloogilised seadmed, mis on välja töötatud CVN-X CVN-21 programmi raames. Näiteks elektromagnetiline lennukite stardisüsteem ehk EMALS, koos teiste disainilahendustega, mis on mõeldud tõhususe parandamiseks ja tegevuskulude vähendamiseks, sealhulgas väiksema meeskonnaga sõitmine. EMALS kasutab lennukite stardiks lineaarset induktsioonmootorit, erinevalt Nimitzi klassi aurukolvidest. See kiirendab lennukeid sujuvamalt ja vähendab kerede pinget. See on kergem, odavam, vajab vähem hooldust ning laseb välja nii raskeid kui kergeid lennukeid, erinevalt aurukolviga süsteemist. See sobib hästi F-35 vedamiseks. Uue lennukikandjate klassi teine uuenduslik omadus on täiustatud pidurdussüsteem AAG, mis asendab vanad hüdraulilised süsteemid kaasaegse elektromehaanilise lahendusega. Erinevalt hüdraulikast, mis on tõhus mehitatud lennukite peatamisel, kuid võib kahjustada kergemaid mehitamata õhusõidukeid ehk droone, kasutab AAG pöördmootoreid koos veeturbiinide ja induktsioonmootoriga, et tagada pidurdusjõudude täpsem juhtimine. See võimaldab süsteemil turvaliselt püüda droone, mis on liiga kerged vanemate hüdrosüsteemide käivitamiseks. Turboelektriline süsteem võimaldab AAG-l sujuvamalt pidurdada ja vähendada lennukikerede koormust. See muudab laeva lennuki ja drooni kandjaks, laiendades rünnakute ulatust ja mitmekesisust ning on varustatud tipptasemel radarite ja kaitsesüsteemidega. Klassi juhtlaev USS Gerald R. Ford CVN-78 on varustatud 2 sagedusalaga DBR radariga, mis ühendab X-sagedusala AN-SPY-3 multifunktsionaalse ja S-sagedusala AN-SPY-4 kaugotsinguradari, mis on jaotatud 3 faasivõrega antenni peale. X-bändi antennid jälgivad madalal sihtmärke ja teostavad sihtmärkide valgustamist. S-bändi antennid otsivad ja jälgivad sihtmärke igas ilmas. Kuna DBR on kallis ja keeruline, saavad Fordi klassi järgmised lennukikandjad alates USS John F. Kennedyst CVN-79 hoopis Enterprise Air Surveillance Radari, mis on järgmise põlvkonna statsionaarne radar tuletatud AN-SPY-6 radaritest. Strateegiliselt Iraani ranniku lähedale paigutatuna koos saatvate hävitajate ja teiste USA mereväeüksustega peaks ühest Gerald R. Fordi klassi lennukikandjast piisama, et neutraliseerida Iraani merevägi, saata välja F-35 hävitajaid ning tagada kogu rünnaku konfiguratsioonile olukorra teadlikkus. Kuid Iraanil tuleb kuidagi toime tulla veel ühe mereohuga, mis seekord varitseb lainete all, mitte nende kohal.
Virginia klass ehk SSN 774 klass on USA mereväe uusim tuumaenergia jõul töötav tiibrakettidega ründeallveelaevade klass. See klass on mõeldud avamere ja rannikualade missioonideks, sealhulgas allveelaevade vastaseks sõjapidamiseks, luureks ja Tomahawki raketirünnakuteks. Alates 2004. aastast kasutusel olevad allveelaevad peaksid teenistusse jääma vähemalt aastani 2060. Hilisemad allveelaevad võivad tegutseda isegi 2070-ndateni. Iga allveelaev teeb 33 aasta jooksul tavaliselt 14-15 missiooni. USA-l on teenistuses 24 Virginia klassi allveelaeva kokku on plaanis 66. Sõltuvalt versioonist on nende veealune veeväljasurve 7900 kuni 10 200 tonni. Pikkus 377 kuni 460 jalga laius, 34 jalga kiirus, üle 25 sõlme, piiramatult tegevusraadiust ja vastupidavust. Piiratud vaid toidu ja hooldusega. Miks on see allveelaeva klass Iraanile ähvardav? Nad võivad olla ükskõik kus ja Iraan ei teaks sellest. Virginia klassi allveelaevadel on arenenud vargtehnoloogia, sealhulgas LAB-andur, mis vähendab kulusid ja parandab passiivset tuvastamist. Samuti on neil tugev tulejõud. Block 1-2 mudelitel on 12 vertikaalstardiga Tomahawk tiibraketi ja 4 21-toolist torpeedotoru Mark 48 torpeedode või UGM-84 Harpoon-rakettide jaoks. Alates Block 3-st muutub konfiguratsioon veidi. 12 üksikut vertikaalset raketitoru asendatakse 2 suure läbimõõduga Virginia laskemoonatoruga, VPT, millest kumbki mahutab 6 Tomahawk raketti kokku 12 raketti. Uuemad Block 5 ja 6 mudelid lisavad Virginia laskemoona-mooduli, mille 4 suurt laskemoonatoru asuvad laeva keskosas. Iga VPM-toru mahutab 7 Tomahawk raketti, lisades 28 raketti ja tõstes vertikaalse stardivõimekuse 40-ni. Need mudelid säilitavad 2 VPT-d ja 4 torpeedotoru, võimaldades lasta kuni 25 relva nagu varasematel mudelitel. Virginia klassi allveelaevad on modulaarse ehitusega, mis lihtsustab hooldust ja uuendusi. See tähendab Iraani jaoks laastavat jõudu, mis võib vee alt ootamatult rünnata. Olgu selleks torpeedod, mis hävitavad nende mereväe, või Tomahawk raketid, mis tabavad täpselt olulisi taristu ja sõjalisi sihtmärke linnades. Kokkuvõttes on raske näha, kuidas Iraan suudaks nii võimsate ja mitmekesiste hävitusjõududega toime tulla. Neid relvi koos kasutades suudaks USA kiiresti kõrvaldada Iraani õhutõrje, mereväe ohu ning hävitada rakettide ja droonide laod. Mis sina arvad? Kas need on relvad, mille pärast Iraan peaks kõige rohkem muretsema? Või on veel teisi, mis sinu arvates võiksid veelgi suuremat mõju avaldada? Jaga oma mõtteid lahingu kohta kommentaarides ja aitäh vaatamast!